Tere tulemast! Kujutage korraks ette, et teil on isiklik assistent, kes suudab teie eest läbi lugeda absoluutselt kõik dokumendid, artiklid ja uurimustööd. No, täna me räägimegi tööriistast, mis teeb täpselt seda ja tegelikult veel palju enamat. See on Google'i Notebook LM. Ja olgem ausad, me kõik oleme ju selles olukorras olnud, eks? Uppumas lõpututesse uurimustöödesse, sadadesse veebilehtedesse, koosolekute protokollidesse. See tunne, kui infot on lihtsalt liiga palju, see võib tunduda täiesti lootusetu. Jamie Teachers Techist võttis selle tunde ideaalselt kokku. See on ju täiuslik metafoor proovida juua tuletõrve voolikust. Aga mis siis, kui ma ütleksin teile, et on olemas viis, kuidas see tulevoolik hoopis enda kasuks tööle panna? Ja siin tulebki mängu Notebook LM. Aga tähelepanu, see ei ole lihtsalt järgjärgunevuru robot. Ei, selle tuum on midagi fundamentaalselt teistsugust. See on see, mida nimetatakse allikapõhiseks tehisintellektiks. Mida see allikapõhine siis täpselt tähendab? Tegelikult on see üsna lihtne. See tähendab, et Notebook LM kasutab vastuste leidmiseks ainult need dokumendid, mille sa ise talle annad. See ei lähe uitama laia interneti. Ja vaatake, see on absoluutselt ülioluline, sest see vähendab drastiliselt tehisintellekti hallutsinatsioonide ohtu, ehk siis seda, et see hakkaks fakte lihtsalt välja mõtlema. See slaid siin näitaks seda erinevust väga hästi. Paremal on tavalised generatiivsed tehisintellektid. Nad on loomingulised, jah, aga kuna nad on treenitud kogu interneti peal, võivad nad ka eksida või fakte välja mõelda. Vasakul on aga Notebook LM. See on faktipõhine, see tugineb ainult sinu materjalidele. Mõelge sellest kui oma isiklikust eksperdist, kes tunneb teie dokumente läbi ja lõhki. Okei, aga kuidas see kõik siis praktikas toimib? Kuidas on võimalik muuta hunnik staatisi dokumente elavaks ja dünaamiliseks dialoogiks? No, see protsess on tegelikult üllatavalt lihtne ja samas uskumatult võimas. Esimene samm on muidugi materjalide üleslaadimine ja siin peitubki üks selle tööriista suurimaid võlusid, selle paindlikkus. Sa saad kasutada põhimõtteliselt kõike. Google Drive'i faile, PDF-e, veebilinke, isegi YouTube'i videote transkriptsioone ja helifaile. Või siis lihtsalt kopeeri ja kleebi tekst otse sisse. Kogu protsess taandugi 3 väga lihtsale sammule. Esiteks, laadi ülesse oma allikad. Teiseks, hakka lihtsalt küsimusi esitama. Just nii, vestle oma dokumentidega, nagu sa räägiksid assistendiga. Ja kolmandaks, ja see on ilmselt kõige tähtsam, sa saad vastuseid, millel on olemas ka viided. Iga vastus on seotud otse sinu materjalidega koos täpsete tsitaatedega, nii et sa tead alati, kus see info värineb. Ja vaatake, see näebki välja selline. Vasakul on sinu üles laetud allikad. Keskel on tehisintellekti loodud kokkuvõte ja sinu vestlus. See pakub isegi välja asjakohaseid küsimusi, et sind alku nauta. See on puhas, intuitiivne ja täielikult keskendunud sellele, et teha info sinu jaoks kättesaadavaks. Aga nüüd lähme põhitõdedest edasi ja vaatame, mis teeb selle tööriista tõeliselt, eriliseks. Avastame mõned loomingulisemad ja võimsamad kasutusvõimalused. Sest see ei ole ainult uurimistööks. Mõelge, mida kõike sellega teha saab. Luua õppematerjale ja korduma kippuvaid küsimusi, koostada projektiajakavasid, sünteesida keerulisi akadeemilisi artikleid üheks ainsaks alusaadavaks ülevaateks, teha ajurõnnangut oma järgmise romaani jaoks või analüüsida põhjalikud konkurentide aruandeid. See on tõesti mitmekülgne tööriist nii tudengitele, professionaalidele kui ka loojatele. Ja nüüd midagi, mis on ausalt öeldes täiesti pöörane. 25 miljonit. See on sõnade arv, mida üks ainus märkmik suudab korraga töödelda. Et seda konteksti kanna, see on umbes 50 korda rohkem kui sõda ja rahu. See ületab kaugelt tavaliste juturobotite piirangud ja võimaldab analüüsida lihtsalt tohutul hulgal teavet. Aga mis siis, kui sa lihtsalt ei jaksa enam lugeda? Siin on üks kõige uuenduslikumat funktsioone. Võime muuta mis tahes tihe materjal kaasahaaravaks taskuhäälinguks ja te huulsite õigesti. Lektor James A. Gardner võttis selle võlus suurepäraselt kokku öeldes, et näevad võõrad hääled, mis omavahel vestlevad, võivad ka kõige igavama materjali huvitavaks muuta. See on täiesti uus ja värske viis keerulise teabe omastamiseks. Ja see pole veel kõik. Interaktiivse resimiga saate ise sellesse vestlusesse kaasa lüüa. See on peaaegu nagu helistaksite otse eetris taskuhällingusse. Saate esitada küsimusi, paluda selgitusi ja juhtida vestlust reaalajas. Ja just siis, kui te arvasite, et paremaks minna enam ei saa, on lisandunud midagi täiesti uut, midagi, mis muudab mängu täielikult. Need on interaktiivsed videoülevaated.
kujutage näiteks ette, et loote video 6. klassi õpilastele kvantarvutitest ja siin on tsitaat tehisintellekti loodud videost. Hei kõigile ja tere tulemast selgitajasse, mõelge sellest kui rännakust salajase maailma, mis muutab peaaegu kõike. See näitab, kui kaasahaarav ja täpselt sihistatud sisu tegelikult olla saab. Aga räägime nüüd praktilistest asjadest. Teate, parimad nõuanded tulevad tihtipeale otse kogukonnalt, inimestelt, kes seda tööriista igapäevaselt kasutavad. Ja siin on paar päris head leidu. Näiteks Redditi kasutaja Jinser Expat, kes on konsultant, jagab oma kogemust. Olen avastanud, et see on ülimalt kasulik iga organisatsiooni jaoks keskse teabekeskuse loomisel. Ma laadin sisse dokumendid, brošüürid, toetustaotlused, koosolekute protokollid ja nii edasi. See on lihtsalt nii võimas viis projekti teadmiste haldamiseks. Ja siin on üks täiesti geniaalne nipp teiselt Redditi kasutajalt. Mis siis, kui teie käsklus muutub liiga pikaks ja saavutab tähemärgi piirangu? Tehke nii. Kleepige oma pikk ja detailne käsk Google Docsi dokumenti ja andke Notebook LMile ülesanne see sealt täita. Uskumatu, aga see töötab. See on üks neist väikestest nipidest, mis võib kõik muuta. Niisiis, võtame selle kõik nüüd kokku. Mis on selle kõige laiem tähendus? See on tõepoolest lihtsalt nutikam viis nii töötamiseks kui ka õppimiseks. Miks see kõik tegelikult oluline on? Sest see muudab passiivsed dokumendid aktiivseteks, elavateks vestlusteks. See teeb keerulise info kättesaadavaks ja seeditavaks. See on nagu isiklik uurimisassistent, kes on alati sinu jaoks olemas. Ja lõppkokkuvõttes kiirendab see õppimist, uurimistööd ja sisu loomist. See muutab fundamentaalselt meie suhet teabega. Ja see viib meid viimase ja võib-olla kõige olulisema küsimuseni. Mis juhtuks siis, kui meil kõigil on taskus oma isiklik uurimisassistent? Milliseid uksi see loovusele ja teadmistele avab? See on tulevik, mida Notebook LM aitab luua. Tänan, et olite meiega.